Tere õhtust kõigile! Täna on kolmapäev, 13. mai, õues on kehv suusailm ja paras on vaadata tagasi eelmisele nädalale. Eelmine nädal algas aruteluga eakate tervise, töö ja kaasamise üle meie ühiskonda. Mul oli võimalus arutleda koos 3 endise sotsiaalministriga, Eiki Nestoriga, Marju Lauristini ja Helmen Kütiga. Kuidas ma sinna sattusin? Ma arvan, et ma sattusin sinna sellepärast, et olen Euroopa Parlamendis põlvkondade vahelise solidaarsusgrupi liige. Jah, selline solidaarsusgrupp on Euroopa Parlamendis. Põhitähelepanu all on eakad, aga just, nagu ka nimi ütleb, rõhutatakse koostööd erinevate põlvkondade vahel. Rääkisime eakate hirmudest, rääkisime sellest, kuidas eakaid ei tohi aasta lõpuni kinni panna. Rääkisime sellest, kuidas eakad saaksid välja tulla kodunt tööle jalutama, kuidas need ühiskonnaellu tagasi tuua. Nii et kui see huvitab, vaadake, minu Facebookis on olemas ka link sellele arutelule. Aga muidu läks eelmine nädal Euroopa päeva tähistamise tähe all. Euroopa päeva algdokumendist, Euroopa loomise algdokumendist, Schumanni deklaratsioonist möödus 70 aastat. Üks inimene, Luksemburgis sündinud, endine Prantsuse välisminister Robert Schuman nägi oma unistustes ja kujutlustes ette ühtset ja ühist Euroopat. Ta alustas seda söe ja terase liiduna. Praeguseks on sellest kujunenud juba midagi palju enamat. Schuman kirjutas oma deklaratsiooni pärast esimest kriisi, pärast teist maailmasõda. Me elame täna selle sajandi suurimas kriisis. Et võib-olla on aeg järgmiseks Schumanni deklaratsiooniks. Võib-olla on aeg ümber vaadata, millist Euroopat me tahame. Kas sellist, kus piirid on suletud, inimesed ja kaubad ei liigu, või sellist, kus me otsime lahendusi küsimustele üheskoos, koos tegutsedes. Nii et Euroopa päev oli eelmise nädala märksõna ja minule jääb see meelde ka väga toreda kohtumise ka Kohtla-Järve gümnaasiumis. See oli Zoomi loeng, rääkisime Euroopa Liidust, nägin gümnasistide pilte, kõik on juba Zoomiga nii ära harjunud, mikrofonid olid kinni, chatis esitati küsimusi. See kõik sujus väga hästi ja tegelikult ma tajusin seda tähelepanu ja seda heasoovlikkust. Hästi armas kohtumine oli. Ja ikkagi ma loodan, et kunagi ma saan sinna Kohtla-Järve gümnaasiumisse minna ja kohtuda nende samade gümnasistidega või nendega, kes sellel aastal ei lõpeta, näost näkku. Kõigile soovin ilusat nädalat ja loodame, et ka ilm läheb paremaks.